Selle nädala energiat siis kutsuvad sind vaatlema oma stressi, millal see tase tõuseb, millal see langeb. Sest tegelikult on ju nii, et on aeg liikuda selle suunas, mis sus päriselt kirge tekitab. Stress väga sageli tegelikult tekib sellest, et sa teed midagi, millel ei ole suuremat eesmärki. Sa rüüd läbi ränga vastupanu või mingi kohuse tunde lihtsalt, et asjad saaks tehtud, aga seesmiselt seda impulssi ei ole, mis aitab sul kuidagi loomulikult siis selles suunas liikuda. Ehk siis kõik need valed, mis me endale räägime, et no ma ei saa seda teha, mis ma päriselt tahan ja mis mina ikka ja mis see maailm ikka minust arvata võiks, kui ma tõesti kuskile esile trügin. On ka teisi inimesi sinu elus, kes on samas paadis. Ja see, et sa valetad endale, et ma väldin konflikte, ma hoian asjad rahulikuna, ma ei trügi esile, ma olen tiimi mängija, et see on tervislik ja see on hea. Tegelikult see loob su ellu veel rohkem suhtlusprobleeme, sest sa ei ole ju aus selles osas, mida sa päriselt tahad. Ja kuidas siis saab see, mida sa ihaldad sinu ellu tekkida, kui isegi su lähedased ja sind ümbritsevad inimesed ei tea, mis su päris soovid on. Et näidatakse, et saatus nüüd lükkab sind tagant. Sul ei ole tegelikult enam kuhugi põgeneda selles mõttes, et neid lükataksegi tagant ja on aeg lihtsalt rääkidagi seda, et mis on sinu sees, mida sa soovid. Ja siin tulebki esile see, et kui sa tunned sellist süütunnet, rääkides oma soovidest ja tahetest, siis vaata seda impulssi enda sees, mis ütleb sulle, et ei, ära ikka jaga ja mis mina ja et see just kui paljudel on siin peremustrites see, et tahaks nagu pere üldist heaolu silmas pidada ja kuidagi liiga palju teistele mõelda, et selles on nagu õnn, et see pere heaolu ja ühine kuidagi harmoonia on see siis, mis toob õnnetunnet, aga see tekitab sinu hinge tasandil segadust. Siis tunned seda, kas mina ei olegi siis väärt midagi, et ainult pere on väärt ja ainult pere inimesena või teistest hoolitsejana või teistega arvestajana olema midagi väärt. Et see eesmiselt on selline tunne, et mingi osa sinust tahaks tegelikult teistega hoopis võistelda, sest sa ei ole ju päris autentne, kui sa ei väljenda oma soove. Et ükskõik kui lähedane sa kellega kõigega ei oleks, siis see on hästi oluline, et teie vahel oleks balanss, et sina lihtsalt teed nii, nagu teistel on hea. Ja nagu kollektiivsel tasandil tuleb esile selline muster, et kõik on liiga palju, igas suunas tahaks justkui joosta, ei tea mis suunas, ei suuda ära valida, et siin kutsutaksegi praegu valguse rajale, aga teisalt meie sees on ikka veel need vanad tõekspidamised, igasugused vanad mustrid, mis on meile tekitanud palju südamevalu ja need varjatud lojaalsused oma perekonnale, oma partnerile, mis justkui hoiavad meid ikkagi veel enda küüsis. Et siis selline õiglustunde energia tuleb esile, et mis on siis õiglane? Et kas see, et sa kõigile teistele annad, kas see on päris õiglane või oled sina ka tähtis? Sest hingede seisukohalt me oleme kõik võrdsed, olgu see siis laps või täiskasvanu või vanur, vahet ei ole, me oleme ikkagi kõik suured võimsad tegijad siia tulnud pika sellise mäluga, pika kogemusega, et vaadata on ju. Aga see, et enda saavutusi tähistada on hästi oluline praegu ja kui sa tunned sellist tungi, et tahaks võistelda, tunned, et nagu ma tahaks ka, siis see on märk sellest, et sa ei ole oma kirega tegelikult ju kooskõlas, sest sa elad sellist rahulikku elu, aga sa ei ela oma päris potentsiaali kohaselt. Et tõelise balansi toob see, kui sa ei suru seda osa endast alla. Seni, kuni sa surud seda alla, siis tegelikult trikster mängib sinuga. Sest sa ei ela autentses maailmas. Sa ei ole oma potentsiaali avastamas. Ja jällegi siin näidatakse, et seni, kuni sa ei räägi sellest, mida sa tahad õppida, mida sa tahad kogeda, siis sa ju ei saa neid õppetundi, keegi tea, et sa võiksid võib-olla tahta temalt midagi õppida või küsida, et siis lihtsalt ütle see välja. Ja see oma pea liiva alla veitmine, mingisuguste sõltuvustega tegelemine, endale valetamine, stressis istumine, sellest on nüüd aeg tegelikult edasi liikuda. Kui sa oled oma kire ja oma päris hinge missiooniga kooskõlas, siis sa lõpetad endale valetamise. Ma varsti alustan ka elumissiooni kaardistamisega, hingekoodeksite lugemistega, nii et jälgi siis kanalit, ma annan teada, kui see on valmis ja seda saab siis broneerida, kui on sellest abi sulle. See nädal pannakse
sind proovile. Ehk siis kõik need asjad, mis tekitavad sulle stressiseisundit, süütunnet, need tulevad esile, nii et ole valmis, see on okei. See tähendab, et see muster saab lõpuks laguneda ja lahustuda. Ja kui sul tekib selline tunne, et mis mina ja mis ma ikka panustan ja mis ma ikka endasse investeerin, siis ikkagi pea meeles seda, et kui sa alustad millegi uuega või kui sa tuled päris lagedale enda autentsesse vormi, siis sind pannaksegi proovile. Universum alati ütleb, et kas sa oled valmis upgrade'ima, kas sa tahad minna edasi või tagasi, proovime ära. See on nagu sa oleksid just kui koolipingis jälle õppinud mingisuguseid õppetunde ja siis tuleb eksam. Sa pead selle ära sooritama, näitama, et jah, ma olen valmis edasi liikuma, ma ei soovi enam tagasi minna. Siis hakkavad uued asjad sinu ellu ilmuma. Nii et praegu ongi sa peaksid ikkagi tulema autentse minana välja ja siis tõesti kellegi poolt selline natuke noa selga löömise tunne või keegi paneb kaikaid kodaratasse või ütleb halvasti, okei, see on nende teema. Kui sa oled kõigile vastuvõetav, selline mitte midagi ütlev nagu, ma ei tea, riis või kartul, et kõigile kainda sobib, see on väga tore, aga selles mõttes ei tekita mingid emotsioone, sest seal ei ole mingit hinge sees, mingit autentsust, et ole ikkagi see värvikas versioon endast. Et see trikster tuleb sinuga mängima, kohe kui sa oma nina välja pistad ja proovid, siis tõesti olla julge ja päris ehe. Aga ta praegu testibki meid kõiki, kogu maailm on praegu sellises testfaasis, nii et sul on ka aeg õppida ennast vabalt väljendama, mida sa soovid, et need suhtlusprobleemid tegelikult inimeste vahel kaoksid ära ja algaks selline hingest hinge rääkimine, mis alati sõnugi ei vaja. Et siis need hingesugulased ja valgusrajal olijad saavad omavahel kokku seda kiiremini, mida kiiremini sa räägid oma tõde. Sest mis me siin keerutame? Mitu aastat me veel ootame, et tõelistest asjadest rääkida. Ja kõik see selline väsimus, depressioon, üksindus, mis sinna esile tuleb, selle sisemise vangistatuse tunne tegelikult ju. Need hirmud, need igasugused sisemise kriitiku ütlused, see on tegelikult triksteri mäng, mis hoiabki sind isoleerituna, üksinda, väsinuna, et sinu energiat justkui võetakse. Aga kui sa nüüd hakkad oma tõelist lugu rääkima, saad inimestele sõnumeid, suhtled, räägid, siis tegelikult sa leiad endale kaitsjad, kes aitavad sul selle tumeda energia eest siis ennast kaitsta, õpetavad sind ja tegib ka maaga kontakt ja üldse elu ja loodusega. Ehk siis vesi, puhas toit, kõik see väestab sind tegelikult, kui sa sellesse kanaldad head energiat ja armastuse vibratsiooni. Me oleme ju näinud neid riisi ja veeteste, et veemolekulid reageerivad väga-väga tugevalt meie kavatsusele ja meie energeetikale. Nii et selles mõttes, kui me käime tusase näoga iga päev ringi ja oleme kõhklustes ja kahtlustes ja siis joome seda vett endale sisse, siis ei saa sind päästada. Nii et väga teadlikult siis tõesti luba endal oma väkke astuda ja luba ennast toetada, võtta toetus vastu. Tuleb siis sellelt veelt, mida sa jood, mida sa oled heade mõtetega laadinud või mingisuguselt sõbralt, kes tegelikult käib ka vaimset rada ja võib-olla annab sulle mingi tähtsa juhtnööri, mida sul on praegu vaja, ja sina annad talle, sest see ongi ju hingede koostöö, mis me siin teeme. Et luba sellel tulla. Rahaasjades ka samamoodi see nädal pannakse meid proovile, kui sa ootad, et keegi teeks sinu eest mingid rahalised asjad ära või oleks sinuga ühes tiimis, ühes paadis, sinu mingi partner, unusta ära. Et see tekitab viha, see tekitab sellist tunnet, miks mina pean alati olema see, kes kõik ära teeb. Nii lihtsalt on. Siis võtta see vastutus, et jah, mina teen, ma loon endale ise stabiilsus, ma saan hakkama. Et see üksinduse eraklikkuse tunne natuke tuleb esile sel nädalal, aga see on jällegi, trikster mängib. Tahab panna sind tundma ennast abituna. Aga jällegi see trikster mängib, tahab panna sind tundma ennast abituna, just kui sa ei saaks hakkama, saad küll. Tahab panna sind tundma ennast eraldatuna kogu maailmast. Sa ei ole eraldatud, hinga lihtsalt sisse seda keskkonda. Ja välja ka, kas tunned, kas siin on mingid piirjooned sinu keha ja keskkonna vahel? Ei ole ju tegelikult. Me oleme üks. Me oleme kõik siin poolevas energias, nii et ühendud tagasi. Ja
selline konfliktide vältimine, igasugune resistantsus, see tuleb nüüd ületada. Siin ei ole mingit muud tarkust, mis ma saan sulle öelda, vaid see, et lihtsalt mine läbi sellest, sest see nädal on see viimane push, see tõuge, et sa tõesti hakkaksid oma lugu rääkima. Ja räägime praegu rahast ka, et see on see, mis toob sulle sisse tuleku tegelikult. Et ei ole aeg mõelda mingeid keerulisi finantsstrateegiaid, vaid lihtsalt räägi oma lugu. Kui sul on firma, siis räägi selle firma tekkeloost. Kui sa oled palgatööl, lähed tööintervjuuli, siis räägi oma lugu. Kui sul on sotsiaalmeedia kanal, siis jaga oma kogemusi. Et see päris ehe juttude vestmine, see on miski, mida AI ei saa replikeerida. Ja seda tuleb nüüd tõesti siis õppida. Kuidas oma lugu jutustada, harjuta, mida rohkem sa kaameras seda teed, seda loomulikumaks see muutub, et see on sinu edu saladus ja sinu edu võti. Ja võtta vastutus, et kui sa tunned ennast reedetuna maailma poolt, siis võib-olla on tegelikult aeg võtta vastutus iseenda edu ja rahakoti paksuse eest. Sest Trickster mängib, aga tegelikult küllus on ju meile kõigile kätte saadav ja olemas. See nädal ei soosi väga hulljulgeid otsuseid, mis ma siin näen, et pigem sellised investeeringute mõttes siis asjad, mis on kindlad, kinnisvara ja sellised nagu aeglasema intressiga tehingud kui üldse. Ja ole siis kindel, et see on sinu käes, see võimalus siis kas seda tehingut peatada, muuta, mis iganes, et ära anna võimu ja seda otsust kellegi teise kätte praegu. Kõnni minema kõigest, millele sa ei suuda päriselt pühenduda. Sellel on oma põhjus. Kui sa tunned, et sa oled niimoodi pooleldi milleski, see ei ole enam minu jaoks, siis tegelikult su müürid lähevad üles, su süda läheb kinni, sa ei saa läbi südametööd teha. Ja nüüd on aeg läbi südame hakata asju tegema. Nii et see näitabki sulle ära, et see asi ei ole sinu jaoks tegelikult. Isegi kui see tundub hullumeelne, hüpata pea eest tundmatusse kohas vette, siis usalda, sind püütakse kinni. Ja sinust saab liider. Teistmoodi, aga autentne liider omal alal, et see vana tegelikult kukubki koost. Kui sa ise sellele lõppu ei tee, siis tehakse sinu ees, sest meil ei ole enam aega siin niisama mingit suvalist tööd teha, mingit suvalist joru ajada, vaid tõesti siis on aeg leida see balanss, mis aitab sul tulla välja stressiseisundist, nii vaimsest, füüsilisest kui spirituaalsest. Ja stressiseisundit tekitab ju see, et sa ei ole iseendas kohal, sa ei ole ühenduses. Et siis saabki Trickster sinuga ka mängida. Jah, siin on see enda sisemise rõõmu leidmise energia, see lapselik rõõm, et kõik, kes on sellest ära pööratud olnud, siis tekib niisugune reetmise tunne ja siis tulebki see, et sind kuidagi nagu karistatakse või lüüakse nuga selga. Aga kui sa oled selles puhtas, siiras lapselikkuses, õhinas, mis homne toob, usaldad universumit, siis tegelikult on turvaline olla sina ise, on turvaline lasta lahti süütundest, olla sina ise ja lasta lahti sellest tundest, et sa ei annagi teistele kõike enda hinge tagant ära, kogu oma tähelepanu, kogu oma energiat, mis sa saad särada. Sina oled ka väärtuslik ja sul on aeg tegelikult seda teha, mis teeb sind õnnelikuks. Ja kuigi praegu on segadus, see mai ongi selline kummaline aeg, et nagu tegelikult sa teed väga hästi, mis sul on vaja teha. Aga veel on selline, et sul on kaart silme ees, GPS on juba see suund sisse pandud, aga veel autot käivitunud ei ole, et selline nagu, ma tõesti hakkan seda tegema. Hakkad, põnevad ajad. Tuleb selline kurbus esile, et see varjatud lojaalsus, eriti just pere, sellised mustrid tulevad esile. See ongi Tricksteri viis ka sinuga mängida, et kui sa näiteks nüüd hakkad mingeid otsuseid tegema, näiteks tahad maailma rändama minna ja sinu pere jääb siis üksi, sa pead teistele mõtlema, et see tuleb ennast esikohale seada võimalikult palju praegu. Sest tegelikult lõppkokkuvõttes aitab sinu peret, inspireerib neid, toetab neid, kui sina oled heas kohas, oled küllust neile, siis millest me räägime, aga neil on see kasulik ju. Suhetes siis tulevad esile ka igasugused suhtlusprobleemid, mis on kunagi olnud või mis on sellised korduvad mustrid. Et ma näen, et hoolimata armastusest, hinge sugulusest ikkagi on mingi selline võib-olla ma ütleksin madal seis natuke suhetes, et sellised sisemised ärevused tulevad esile, tahaks nagu rohkem partneri tähelepanu, aga samas tahaks hoopiski pühenduda millegi õppimisele ja
see on hästi oluline, et sa individuaalsel tasandil keskendud iseendale, sest muidu siin vaidluste energia ja selline tunne, et tegelikult ei taha ennast avada, tahaks nagu seda tähelepanu korraks, et hei, ma olen siin, aga ma lähen nüüd teen oma asja. Et selline seis on hetkel, sest lihtsalt väga intensiivne enesesse kasvamine on hetkel ja seda saab teha igaüks ikkagi ainult üksi ja iseendaga. Me saame üksteisele peegeldada, üksteist aidata, üksteist kuulata, aga lõpuks tuleb sul võtta see aeg ja istuda iseendaga, ühenduda kõrgemate jõududega ja lihtsalt leida endasse koht, see intuitiivne koht, nagu siin see reestrinnaga ütleb, et see on sinu sees olemas. Ja igasugused ebakindluse kohad, mis esile tulevad, see ei peaks olema partneri vastutus, et ta nüüd tuleb ja kinnitab sulle, kui tore sa oled, kui hea inimene sa oled, et see lahkus iseenda vastu tuleb üles leida. Ja vahest on ka tore partnerit igatseda. Et ma näen, et pärast on see ühendus veel tugevam, kui mõlemad on õppinud ära mingid õppetunnid sel nädalal, et see on hästi intensiivne nädal tegelikult. Ja partnerite seisukohast, kui tulevad esile mingid hirmud, see eemalolek ja võib-olla üksteisega mitte nii palju koos veetud aega võivad viia selleni, et lihtsalt tekib ebakindlus kas ühes või mõlemas, siis kindlasti luua selline rahulik seisund teineteise vahel, kus lihtsalt kinnitad üksteisele, et mul on natuke aega vaja, aga ma armastan sind, ma tulen tagasi, kõik on hästi, panen mingi kuupäeva paika, et ei oleks sellist edasi-tagasi pendeldamist, et ma pean nüüd partneri jaoks olemas olema, tegelikult ma tahan üksi aega, ma nüüd ei tea kumba valida, kas seda või ennast, et pange mingid piirid paika, et mul on näiteks 2 päeva vaja, ma lähen oma ette kuskile, et ei pea tundma seda hülgamishirmu, kõik on hästi, et see balanss oleks paigas, et see selline kinnitus, et me ikkagi hoolime üksteisest, isegi kui me ei ole kogu aeg nii koos ja hea on paika panna mingisugune kuupäev, siis näitab siin tähistamist ja koos õnnelik olemist, et näiteks ma lähen 8 päevaks ära või nädalaks ära ja kui ma tagasi tulen, siis kindlasti broleerime mingisuguse ägeda sündmuse koos või lähme spaasse või lähme rinnast välja, et siis on selline kindlustunne tulevikus, mida koos oodata, et siis on mõlemal tegelikult selline rahulik olla, teades, et see tuleb, keegi jookse kuhugi ära, keegi jookse kellegi eest ära, kõik on hästi, me lihtsalt peame natuke tegema sellist sisevaatustööd nii-öelda. Valalistele sel nädalal siis on ka selline energia, et usaldama sisetunnet ja hakkavad igasugused ebakindlused tõesti siis üles kerkima, igasugune abitus, selline vanad peremustrid, sellised igasugused hirmud, ärevused tulevad esile. Ehk siis võib-olla ei ole parim aeg kohtinguteks, ei ole väga selline enesekindel ja enese keskmes oleku aeg, et pigem keskenduda rahule ja kui on kogu aeg selline tunne sees, et keegi vali kedagi ära, mingi edasi-tagasi, see teeb ainult kogu aeg haiget. Ja kui sa sellises suhtes oled või sellist suhet aktsepteerid või sellist suhtlust, siis tegelikult sa hülgad iseennast iga kord, kui sa ütled jah sellele, et see sobib mulle. Nagu laps, kes pannakse kuskile tuppa oma ette, ta tahab emmeta issita, aga neid ei tule, et nüüd sa siis oled sellega harjunud, kasvades nii üles ja nüüd siis teed seda uuesti, aga valides selle vabatahtlikult, et sa hülgad tegelikult enda sisemise lapse, kes tahab seda kallistust, hoitust, sellist turvatunnet kellegagi, et mind valitakse, minu jaoks ollakse olemas, sest kui seda tunnet ei ole, siis mis on suhte mõte? Et kui sa kellegagi kohtamas käid, kedagi kaalud, võib-olla siis kas mingisuguse potentsiaalse partnerina, siis tõesti vaata, kas nad on õiglased sinu vastu, kui palju nad sulle tähelepanu annavad, kas te suudate üheskoos konflikte vältida, kas see vaidlus, võistlus, energia tuleb esile, kohe kui 11 ennast enam avada ei taha. Ja tihtipeale on nii, et kui üks on sellise mustriga, ta muutub ärevaks, tal on ebakindlus ja teine inimene tõmbab eemale, siis üks läheb järgi, teine jookseb eest ära ja tekivad igasugused vaidlused, kumbki saa aru, milles asi on. Kui mõlemad on sellises turvalises energias ja suhtlevad vabalt, siis sellist mängu esine. Aga kui kogu aeg selline edasi-tagasi, üks läheb eest ära, siis muutub teine ärevaks ja vahetatakse rolle, siis see ei ole eluterve. Et kuidas siis tõesti see ümber muuta? Et selline süütunne tuleb esile, kui ära lõpetada suhted või suhtlused, mis siis ei ole sellised kindlustunnet toovad, et
tegelikult see on hea mõnus reaalsusest põgenemine, mingi intensiivne armulugu, kus on palju draamat, kõik on väga huvitav, põnev, kas ta tahab mind, kas ta ei taha mind, kas ta helistab täna või ei helista. Aga kas ei ole väsitav, see tekitab su süsteemil jälle stressi. Me oleme tagasi seal, kus me lugemist alustasime, et see stressi tekitavad tegurid tegelikult nendest tuleks aeg nüüd lahti lasta. Ja usaldada, et universumil võib tõesti olla varuks ka midagi paremat. Me oleme ju tegelikult hoitud ja juhatatud, kui sa lubad sellele tulla. Ja see ei tähenda alati, et tõesti see, kõigil meil on mingid omad kohad, mida me tervendame ja need konarlused saavad lihtud läbi aja üheskoos. Aga selles mõttes, kui sa lased vabaks selle koha, ma pean selle inimesega konkreetselt olema, siis saab sinu jälle tulla see õige inimene, on see siis tema uuem versioon või keegi teine, aga vähemalt sina oled selles kohas, kus sa tead, mis on su standardid ja sellest vähem aga ei lepi. Selline enda elu juhtimise energia keiser, selline autentne juht, see energia tuleb nüüd vastu võtta. Sa ei ole abitu ja sa saad valida, millist suhet sa endale valid. Üleüldiselt siis ikkagi on tõesti aeg särada, keskenduda sellele, mida sina tahad ja see tiim joonistub su ümber, et väljenda oma viha, oma selliseid vajadusi, et ma tahan olla austatud, nähtud, et ma ei taha kõigile kogu oma energiat ära anda. See tõeline tasakaal peitub ikkagi selles, et sa lased lahti süütundest ja ka usaldad seda, kui kõik kukub koost, kas tööalaselt, suhetalaselt, siis tegelikult see purustab su illusioonid ja näitab sulle kohe ära, et mis vanas elus tekitas sulle stressi, kurbust ja see annab sulle inspiratsiooni rääkida uut lugu. Ja siis kõik kogemused tegelikult karastavad sind ja aitavad sul siis ühenduda üle kogu maailma siis oma hingesugulastega, et senimaani sa oled varjanud, võib-olla mingeid osi endast, ei ole rääkinud oma lugu, aga nüüd on aeg tunda seda inspiratsiooni, mis sinuni tuleb, kui sa tunned, see on see teema, millest ma tahaks kaasa rääkida, siis räägigi. Et kõrgemalt poolt tuuakse need õiged inimesed kokku ja see ongi signaaliks, et sa siis juhid seda protsessi autentselt. Et tõesti, kui sul on ebakindlus, et mingid asjad tulevad esile, siis räägi nendest ja sa leiad mõttekaaslaid ja päris palju kohe. Mitte siis sellisest ohvriseisundist, et kõik on väga raske ja elu on väga kurb ja vaid sellisest läbi mõeldud, mõtestatud kohast, kus sa näed, et iga katsumus, iga kogemus on kuidagi sind endale lähemale toonud. Sina autentsele minale kõigil oma põhjusi. Globaalselt siis see nädal toob väga palju südamevalu tegelikult. Selline tunne, et õiglust ei eksisteeri. Ja kõiki neid uudiseid lugedes, eks jäetakse ka sellist muljet, aga tegelikult kontroll on ju nii käpude ja inimeste käes. Et kõik just kui laguneb kokku, tekib soov kuidagi kuskile oma maailma ära minna. Aga tegelikult see maailm, milles me tahame põgeneda, mille me ei soovi avada ennast, on praegu ennast transformeerimas. Ja sul on oluline roll, et nüüd on aeg õppida kõike, mis võiks vaja minna. Et aeg pole mitte anda teistele, vaid siis investeerida iseendasse. Et see balanss võiks olla suurem, siis et kõik see, millele su otsa ei taha vaadata, see tuleb sulle ringiga tagasi. Julge otsa vaadata, julge särada, julge olla aus, autentne, siin ma olen, ma näen, mis toimub. Ma saan aru, miks see toimub. Ja siis mõtle, millist maailma sa siis tahaksid enda ümber. Et selle asemel, et võidelda kurjade jõudude vastu, on vaja ruumi hoida ilusatele, avatud vestlustele, sügavatele ühendustele inimeste vahel, kes siis töötavad valgusjõududega. Et siis nad võiksid kokku tulla. Sest kui seda heledust on rohkem, siis pimedus tahes-tahtmata peab sellest taanduma. On selline südamete avamise aeg, sest kui me valgustame kõigi sõdurite südameid, siis ei ole lõpuks enam kedagi, kes lihtsalt sõtta läheb. Nii et sellest küljest vaadatuna mõtle siis, mida sina saad täna ära teha, et siis tõesti seda julgusenergiat endast ka teistele üle kanda ja näidata neile, et kuidas praktilistes asjades ka me saame hakkama. Et ei ole vaja alati võimudele ja
ja mingisugustele koolitarkustele tugineda, vaid me saame ise õppida ja olla ise ka isepäised ja väekad. Ja leidlikud ideed näitab, et saatus soosib neid. Kokkuvõtteks siis sellel nädalal usalda, õpi universumit ja elu usaldama, vastu võtma sellisena nagu ta on, sul on kaitse peal, kõik on hästi. Keskendu füüsilisele kehale, kõik, mis tekitab stressi, viska akrast välja, kui väega võimalik, hoolitse enda eest ja ole valmis, sest Trickster hakkab sinuga mängima. Ja see on okei. See on okei. Sa ei pea, sa ei pea ennast müüri taha varjama või temaga sõdima või tema ette panema mingid kaitset konkreetselt, lihtsalt vaatle, mida tema tahab. No Trickster oma olemuselt, ma lihtsalt vaatasin tema olemust, on nagu sellised narsissistlikud energiat. Tema sees on tühimik ja ta tahab seda millegagi täita. Nii et mõnes mõttes on tema ka sellisel visiooni otsingul, sest tal ei ole midagi, mis teda täidaks. Ta otsib siit, otsib sealt, neelab seda, hävitab seda, mõtleb, et äkki siis must tekib mingi selline impulss või intensiivsus, mis sütitab must sellest sädeme, ma tunnen ennast elavana. Aga see ei täida seda musta auku. Ja seetõttu ta ei ole kunagi rahul, ta ei ole kunagi midagi täis, tühi ja see on üsna talumatu tunne. See võib-olla sellest ongi tekkinud need vampiiri igasugused lood, et seesmiselt surnud, aga imed seda verd, et siis saaks midagigi. Sarnane teema tegelikult. Et katsu lihtsalt sellest eemale liikuda vaikselt, vaadeldes teda, nähes teda enda elus, kuidas ta mängib, mida ta sulle räägib, aga see sisemine lapselik puhtus ja rõõm ja lahkus teiste ja enda vastu aitab sul edasi liikuda sellest Tricksteri energiast, sest tema ei talu seda tegelikult. Miks lapsed on nii hoitud, sest nad on nii pühad ja puhtad. Ja sinu sees on ka see sisemine laps, kes on täiesti puhas, siiras ja armastuse energias. Leiad ülesse ja elu poolub väga ilusti. Nii et vaatame siis, mis see nädal toob, väga põnev. Ja kui sul on soovi, tahad oma lugemist, oma elukoodeksi kaarti, siis anna teada. Seniks siis ole õnnistatud ja järgmisel nädalal.